Tervitus! Tänane kerelihaste treening on poolenisti põranda pesemiseks. Emapäeva pärast õnnelikud. Vaja läheb lisaks matile 4 mingisugust kangalappi ja libedat põrandat, et need lapid põrandal libiseksid. Kujutan ette, et soojendus olete teinud, aga enne jõutrenni kerelihaste trenni veel mõned venitused, klassikalised. Alustame õlast või kuni kaelast ja üks õlg on madalamal kui teine. Venitad seda veel madalamale käe abil ja kael venib. Teisele poole sama, kael venib. Veel korra kergelt ühele poole, teisele poole. Vaatad üle ühe õla ja teise õla ja veel korra. Võtad kerged õlaringid ja teistpidi. Siis käed kergelt kõnarukist kõverdatana teed käteringid ja teistpidi. Käed alustavad eest, üks ühele poole, teine teisele poole, käteringid. Kui on õigesti, kui oskad, siis teed kiiremini. Vahetus, ehk teisele poole. Punakeha soojaks, seda näeb täna vaja. Kergelt raputad. Harkseis veidi laiemaks. Küljepaigutus ühele poole. Ja küljepaigutus teisele poole. Veel korra. Siis kereringid suured 5 ja 5. Teisele poole ka ja vaatad, et paigutad ikkagi tahapoole ka, et ei oleks ainult ettepoole kannutamine. Põlved veidi jalgadest kõveraks, kätega põlveõndlatest kinni, tõmbad selja hästi kõveraks. Siit alaselg, ülaselg, kõik kõveraks. Siis jalad kõveraks, proovid käed maa poole, võimalikult alla. Siis asetad põlvest täitsa kõveraks, peopesad vastu maad ja proovid, kui palju sa saad jalgu sirgemaks lükata. Ja teed niiviisi täitsa nii kaua, kuni mina nüüd ütlen. Hingad ka sügavalt ja loodetavasti saad ikkagi natukene jalad sirgemaks. 3, 2, 1, valmis. Lõdvestad jalad ära. Ja tuled matile istuma, hetkel veel neid lappe vaja ei ole. Selili, jalad allad maha ja tegelikult võtame ikkagi ühe lapi. Paned ühe lapi omale selja alla. Ja lükkame nüüd alaselja vastu maad, niiviisi, et sa seda tunned, et seda lappi selja alt kätte ei saa. Ülesse, nüüd saad lappe vabalt kätte. Uuesti alaselg vastu maad, tõmbad lappi, ei tule ära, ülesse ja saaksid lappi kätte, kui tahad. Ja nüüd teeme seda veel mitu korda, 5. Selg maha, üles, selg maha, üles, 3. kord. Ja selleks on siin vaja naba juurest puusa pidi keerata. 4. kord ja 5. kord. Nüüd hoiad selja maas, tõstad jalad põlvest kõvergutena ülesse ja vaheldumisi jalg sirgeks. Või niivõrd kuivõrd sa seda sirgeks saad igatahes.
üks jalg on kogu aeg üleval ja teist liigutad maa poole. ja kui see selg maas ei püsi, siis tõstad pea veidi kuklasse ja niiviisi on lihtsam hoida. ja teeme seda veel 5,5 minutit. hoiad alaselja maas, see laps on siis selja all, seda siit kätte ei saa ja jalg vaheldumisi sirgeks. veel 15 sekundit. ja veel 5 sekundit. ja valmis. kui siin selili juba oled, käed tugevalt kahele poole küljele ja põlved kahekesi koos ühelt küljelt teisele. teeme minut aega, minut läheb käima nüüd. et käed hoiavad tugevalt siin maa küljest kinni, õlg või õla püsivad enam-vähem maas, natukene tulevad üles, aga ikkagi pigem maas kui õhus. ja põlved püsivad koos. et ühelt poolt on see kõhulihaste jõud, mis neid jalgu keerab, ja teiselt poolt on see ka alaselja liikuvus, üldse kogu selja liikuvus. veel 20 sekundit. ja veel 10 sekundit. täitsa rahulikult põled ühelt küljelt teisele. jäi ütlemata, et vahel võid ka kiiremini teha kui mina. ja valmis. nii. siis ma käisin vaatamas, mis me nüüd teeme. jääd jätkuvalt selili, jalad allad maas ja tõstad puusa maast lahti. ja nüüd hoiad ja vaheldumisi paned ühe jala sirgeks ja teise jala sirgeks. pool minutit. aeg läheb käima 1 nüüd. puus on üleval, jalg sirgeks. ja nüüd selle poole minuti ajal vaatad, et siis kui sa jalga sirgeks lükkad, siis see tagumik sul maa poole rohkem ei kukuks. ja kui sa jalga tõstad sirgeks, siis põlved jäävad ühele kõrgusele. siis tagumikulihaseid liigutad. veel 5 sekundit. jäad kere üleval ja põlved püsivad koos. ja valmis. peaaegu sarnane asi. aga nüüd teeme tagumikut ja laua. samamoodi puusalihased, puusa ja tuharalihased teevad tööd. selline laud, et kui keegi sulle kandiku nüüd kõhu peale paneks, suure kandiku, et siis kõht ja reied kõik seda hoiaks. ja läheb veel pool minutit. hoiad asendit. kui tundub, et liiga lihtne on, siis proovid ka jalga sirgeks lükata. aga niiviisi, et puus ei vajuks kõli, see pole õige liigutus. ja tagumik on pikutatud, püsib üleval. veel 5 sekundit. ja valmis. nii. siis lähme veidi lihtsamaks. täitsa rahulikult külili. pealmine käsi toetab, alumine käsi on sirgelt ja tõstad sirgelt jalgu külje suunas. 45 sekundit, aeg läheb 2, 1, nüüd. koos jalad proovid hoida ja nüüd on oluline see, et siit täpselt külje pealt teeb lihas tööd, et see ei oleks selline ühe tuhara peal, kui sul kogu põiki lihas teeb tööd. vaid ühe külje peal olles tõstad koos jalgu. ja veel on, mis mul
ütlesin, 45 sekundit tuli kokku, jah. 35 on oldud, ehk siis 10 veel. Ja valmis. Vahetad teisele küljele. 45 sekundit. Läheb aeg nüüd. Aga see, et kui kiiresti keegi suutis külge vahetada. Ja siis, kui need harjutusi teete, siis võite proovida, et kuidas on teil, kuidas tundub samal ajal juttu rääkida. Ja kas on mingisugune erinevus siis, kui sa oled vaikselt ja teed harjutust või teed harjutust ja samal ajal räägid. Et kas pingutusaste on erinev veel 10 sekundit või vahepeal jutustades saad vaadata ka. Ja valmis. Nüüd on see koht, kus me vajame neid lappe. Mati lõi eest ära. Kõigi neid 2 lappi on vaja. Ja need lähevad jalgade alla. Harjutuse nimi on mägironija. Oled toeg lamangus. Käed sirged. Jalgade alla on lapid. Ja läheme 45 sekundit põlvrinnale. Ja aeg läks juba. Ja nüüd, kui sa niiviisi seda libistamist teed, natukene keeran, siis vaata, et tagumik ei ole suppis, vaid sa oled tavalises toeglamangus ja vaheldumisi tuleb põlve ette. Ja veel 10 sekundit. Kas on reied väsinud või on kõht. Ja valmis. Nii. Siis korraks lapid ära. Ja tuled kõhuli matile. Nüüd teeme ranna ujumist. Ehk siis käed lähevad ette, tõmbavad selja üles. Vaatan otse kaamerasse. 45 sekundit, aeg läheb nüüd. Ja hingad nii, nagu ujudes hingaksid. Nüüd, kes oskavad paremini ujuda, võivad mõelda, et kas käed liiguvad õigesti või mitte. Ja kui oskad käsi õigesti liigutada, siis teed nii, nagu konnaujumises on. Veel 10 sekundit. Ja valmis. Ja venitad veidi selga, sest seegi võis valusaks minna. Nüüd on vaja 2 lappi. Need lähevad kätte alla ja Mati jääb põlvede alla. Hakkame põrandat lihtima kätega. Lapsevanemad on pärast nii õnnelikult, kui puhas põrand. Põlvitust toengust liigud kätega võimalikult ette ja tõmbad ennast tagasi. Ja nüüd, kui sa tagasi ennast tõmbad ja ka ette lased, siis pingutad kõhtu ja veidikene ka neid reisi ja tagasi. Ja seda me teeme nüüd, sest alates 45 sekundit. Proovid olla võimalikult sirge kerest ja kui tagasi tõmbad,
siis selgelt pingutad kõhulihaseid ja käed tulevad. Et sa mitte ei lükka ennast kätega ülesse, vaid kõhulihas tõmbab käed enda poole. Ja valmis. Võtab kohe hingeldama. Küljelihasele. Tuled külgtoengusse. Teeme pool minutit, kas hoiad või teed meritähte. Valmis, läks. Tavaline hoia on selliselt. Küünarnukk on õla all. Kui see sul on juhtumisi lihtne, siis meritäht on nii, et käsijalg on üleval. Ja vajadusel korrigeerid ka asendit, et küünarnukk oleks õla all. Kui meritäht tervikuna on raske, siis hoiad näiteks kätt üleval. Ja tegelikult sai aeg täis. Teisele poole. Valmis. Ja läheb aeg nüüd. Pool minutit pidi hoidma. Kontrollid ka keha asendit. Sa oled juhtumisi peegli ees. Siis saad vaadata, et kuidas keha on. Veel 10 sekundit. 5. Ja valmis. Veidikene õlaringe, sest järgmine harjutus on küünartoengus, jalad harki kokku. Küünal käte alla on matt, jalgade alla lapid. Küünartoeng on siis see, kus sa oled küünarvartel ja lapid läksid jalgade alla. Nüüd teeme minut aega niiviisi, et küünartoengus viid jalad harki ja kokku. Poleerid parandad sealt. Valmis. Aeg läks nüüd. Ja nii nagu ikka, igasugustes toengutes olles kontrollid, et sul siit habaluude vahelt oleks selg kumer. Kes mäletab, millal aeg käima läks? Hingad ka. Ma pakun, et on 15 sekundit veel. Ja 10. Kui mõned saab puhtaks, valmis. Kui sai vähem aega, siis veel vedas. Teeme järgmise seljalihaste harjutuse. Kõhuli ja jalad liiguvad nii, nagu krooli ujudusel liiguvad. Ehk siis üles-alla. Ülakeha püsib rahulikult ja jalad on üles-alla. Ja seda teeme 3 minutit. Aeg läheb 2, 1, nüüd. Jalad liiguvad üles-alla ja minu teada on kroonis ka see, et jalad on põlvest enam-vähem sirged, et sellist põlvest kõverast jalgade liigutamist ei tohi siin praegu olla.
ja selleks, et jalad liiguksid, on vaja pingutada alaselga, tuharat ja reie tagumist lihast. Viisteist veel. Ja valmis. Ja kui tunned, et selg on veidi kange, siis venitad. Mati korra eest ära. On vaja 2 lappi ja need lähevad jalgade alla. Läheme küünarloengusse, või tegelikult jah, Mats saab olla küünarnukkide all. Küünarloengusse ja põlv liigub, tegelikult peab olema eestloengus. Ja põlv liigub vastaskäe küünarnuki juurde. Proovid ühele poole ja teisele poole. Eestloengus, põlv vastaskäe küünarnuki juurde. Arusaadav. Kerge hingamine. Kõik on valmis. Mis ma ütlesin, 3 minutit läks aeg nüüd. Ja see õnnestub ka siis hästi, kui sul on randmed õlgade all. Põrand saab ikka mõnusalt puhkadaks. Pärast saad lappi järgi vaadata, et kas põrand meil juba enne puhas või sina tegid. 3, 2, 1 ja valmis. Ja see oli nüüd kõhulihastele üldiselt, aga kuna pidi diagonaali viima jalga, siis ka kõhupõikelihastele siia. Seljalihast uuesti. Mati natuke kaugemale, et näeks paremini. Enne ujusime kätega krooni, kätega konna ja jalgadega krooni. Nüüd paneme need kokku, ehk siis jalad liiguvad kogu aeg üles-alla ja ülakeha käib vahepeal nii nagu konna ujumises ülakeha liigub. Ikka valmis, 2, 1, nüüd. Ja seda me teeme minut aega ja see on viimane seljalihast harjutus. Jalad liiguvad ühtepidi ja käed teistmoodi. Vahepeal mäletad hinnata ka, ehk siis käid liigumas. Pingutus 25 sekundit veel. Läheb. Saate kodus viia, mina ei saa. Kümme veel. Päris raske peavad. 5. Ja valmis. Pausti. Ja nüüd kui kellelgi on homme tuharalihased valusad, siis võimalik, et tegid täna korralikult. Mina praegu venitan selga. Viimane jõuharjutus enne lõpuvenitusi. Harjutuse nimi on libedal jääl ja nüüd on vaja kõiki 4 lappi. 2 lähevad jalgade alla ja 2 kätte alla. Filmidest näinud lehmad libedal jääl, siis kui jalad vajuvad alt ära, ja teeme ainult ühe poolega. Alustuseks selleks, et proovida. Sirgetel kätel, seest loengus, liigutad samaaegselt
parema käe ja jala kõrvale, tood tagasi. Ja siis vasaku käe korraga kõrvale ja tagasi. Ja sellist harjutust, kuna see on viimane, siis teeme ka minut aega. Kõik on valmis. Ja läks aeg. Selle poole kõrvale, teisele poole kõrvale. Ja nüüd seda tehes vaatad, et kere on kogu aeg otse ja abaluude juures on see kume. Kõik mustad vaigud põratavad ära. Veel. Minut võib vahel ikka väga pikk aeg olla. 15 sekki veel. Viis. Ja valmis. Täitsa väsitas ära. Lappe pole rohkem vaja. Kuna tegime kõikjale kerelihastest venitusi, harjutusi, siis nüüd venitame ka kõike. Istud jalgadel, kui aga vähegi saad ja mõõnutad ennast küljele ja tagumik läheb ka jalgadelt veidi maha ja teisele poole. Niiviisi saad ühelt poolt veidi reitele ja puusale liikuvust ja saad tugeva venituse kõrvale ja küljele. Väsimusest lähevad sõnad sassi veidi ja teisele poole. Nüüd istuma, käed põlve pealt läbi ja surud selja kumeraks. Ja siis tuled jälle seljaga hästi sirgeks. Uuesti selja kumeraks ja hästi sirgeks. Ja nüüd siin hästi sirge olles paned ühe jala sirgeks, tood tagasi, teine jalg sirgeks ja tagasi. Ja proovid seda teha kõike nii. Selg on sirge. Ja veel korra. Ja viimane kord teise jalaga. Ja. Käed taha maha, põlved ühele poole maha ja teisele poole maha. Jalad peavad olema piisavalt harkis selleks, et põlv mahus maha tulema, et teine jalg ette ei jääks. Siis tuled istuma ja liigutad teisele poole. Mina liigun ettepoole selle käigus millegipärast kaasast välja kohe. Ja viimane. Ja. Kuna olime hästi palju toengus, siis venitad abaluud üksteise küljest laiemaks, üksteise küljest lahti. Loodetavasti vaatasid pilti, et ei rääkinudki, mida täpsemalt teen. Ja selle käega ka. Ja proovid hoida õlga all. Et proovi. Vahetad korra käe ja vaata, mis siis juhtub, kui sa hoiad. Kui sa saad lõuaga vastu õlga minna, mis koht sul siis venib. Teisel käel ka. Et saad lõuaga puudutada õlga ja käsi võimalikult kaugele, et mis koht venib. Ja nüüd uuesti nii, et õlad püsivad madalal ja käsi võimalikult palju sinna risti teisele poole. Ja teine käsi uuesti. Õlad ringid ja
ja samal ajal tuled juba sirgete jalgadega istuma või niivõrd-kuivõrd sirgete jalgadega. kui saad, siis istud tõesti täitsa sirgete jalgadega ja selg sirgelt ja lähed selle sama sirge seljaga nii palju jalgade poole, kui saad. kui ei saa sirgete jalgadega, siis võtad jalad veidi kõveraks ja saad venituse nii alaselg, tuhar kui ka reie tagumine lihas. Siis saad jalad kõveraks, peopesad jalad aldadele, siit üle karvaste ja üks jalg võimalikult sirgeks, teine jalg võimalikult sirgeks. Hetkel teed niiviisi, et sul jalad veniksid, kas sul on siis sääres venitus või reie tagumises lihases. Ja nüüd teed venituse nii, et lükkad jalga nii palju kaugemale, et sa tunned seljas venitust. Ehk siis eesmärk on venitada selga. Et jalg, käsi hoiab jalast kinni ja jalg lükkab kätt kaugemale. Ja siis saad siia käsi, õlg, selg täies ulatuses venima. Kummalegi poole veel need venitused. Nüüd võtad vastaskäega jalast kinni ja venitad ka veel selga. Jälle teisel jalal ka vastaskäega jalast kinni ja venitad selga. Ja. Tuled püsti. Paned ülaringid, natuke kehale, kõveraks ja sirgeks. Raputad kogu keha läbi. Kui mingi koht vajab veel venitamist, siis venitad. Näiteks ette kummardades teie tagumised lihased. Ja kui on kõik kohad mõnusad, siis head õhtut või hommikut või päeva ja järgmine kord jälle.